Lembit Saarsalu, sinu 75. sünnipäeva pikk turnee sai vägeva avapaugu ja väga õiges ja toredas kohas. Harilikult küsitakse, kuidas sa tunned ennast nii kõrges vanuses. Ei saa veel küsida, tuleb juulikuuni oodata, aga mingi tunde sa ju ikkagi toob. Ei, ma tahagi seda öelda, et ma juba rahvale ka ütlesin, et sellist tunnet te ei saa kunagi ennem kätte, kui olete 75, et tulla vanasse armsasse koolimajja, olla selles saalis, kus sa jalutasid, hommikul tulid pimedas siia, klimberdasid klaverit vaikselt, eks ole, ja teine asi, jalutasid ringi ja laulad neid samu laule, mis mul on hea meel, et Veljo Tormis pani nad ühte kogumikku ja need lapsukestega laulad, need laulud kõik jälle läbi. Et ma räägin, et see on selline tunne, kus sa unustad üldse ära, et kas tõesti mingi 75 kummitab mind sellel aastal. Ja ma muidugi ütlen otse välja, et muidugi see ei kõla nüüd väga originaalselt, aga mina sellele tähelepanu eriti pööra. Ja muidugi, et Roosnailiku rahvas oli nii armas, et kool võttis selle teha. Ja ma just tahtsin seda kummardus oma koolile, seepärast, et me peame kõik inimesed, võtan suuremad inimesed, kes on kõik oma kooliteed läbi käinud, et kummardage, aidake ja andke oma head südame energiat oma õpetajatele, sellele koolile, sest siit hakkab kõik pihta ja see on üldse kõige tähtsam ja ma ei taha poliitikasse küll minna, aga ma siiski panen väikse pipra tera sinna meepotti, et see ongi julge olek, sõbrad. Kui seda meil ei ole, siis meil pole neid torusid ja kõik üldse vaja. Vabandust, rohkem ma sel teemal ei räägi. Aga mul on hea meel, et tõesti see sai korda tehtud, läks väga hästi ja sõber Ain aga tuli spetsiaalselt veel välja. Ja muidugi kahju on alati nii, et lühikese ajaga ei saa õieti midagi mängima hakatagi veel või rääkimata sellest, et oma meenutusi, sest neid on tõesti hästi palju. Aga sinu pikk turnee siit ju tegelikult alles algab ja see on väga sümboolne. Nii nagu sa oma eluloo saates meil raadios rääkisid, kuidas see muusiku tee siit algas ja nüüd hakkab sinu juubeliring hakkab ka siit peale, aga kuhu see välja jõuab. Sellest sa täna juba rääkisid, kuhu muusikatee viis Sudaani ja kuhu tahes kogu maailmasse. No seekord nii kaugele ma enam lihtsalt ei lähe sellepärast, et ma ei taha lennata ka kuskil. Clinton ei ole enam president ka, pole kellelegi saksofoni mängida. Temaga on niimoodi mulle, et ma pole talle isegi jõudnud talle oma plaate saata, sest kui ta viimati siin oli, siis see turvamees ei tahtnud, et ma üle annan, aga mul manager Ameerikas saatis ta lõika ära, ma ei tea, kas ta kuulis või mitte, see on teine asi. Aga ma nii palju on, et ma jõuan ikka Leetu välja, Soome jõuan välja ja need on ka kõige lähemad sõbrad, kellega ma olen hästi palju koostööd teinud Leedus, Pulauskas kvintetiga, eks ole, Pirstolse jazzfestivalil, Soomes mängin Koopias oma heade sõpradega, muusikutega. Ja mis seal salata, ma ei tea, kas ma tohin veel avaldada, aga just eile tuli pakkumine Eesti kontserdilt. Üks huvitav kava tuleb jõuluaegu meil 4. kontsertsaalis ja mina olen koos Tõnu Naissaga ka seal sees. Nähtavasti mitte ainult sellepärast, et me nii vanad oleme, aga mulle tundub, et isegi täna mängides, et nüüd on niimoodi, et minu ema ütles alati, et ei tohi ennast kiita, see on igamine halb asi. Aga praegu vist on elus niimoodi, et sa mõnikord nagu mõne lause keskelt ikka ütled natuke niimoodi, et pole viga ja vorm on hea. Sest kõige tähtsam ju muusikul, eriti puhkpillimängil on see, et kuidas ikkagi see puhumine, kuidas diafragma ja sest lõppude lõpuks mul on eeskuju on Louis Armstrong, kes oli ikkagi niimoodi, et kujutage ette, arvas rahvas, et Louis oli veel 3 nädalat enne oma suurt lahkumist, käis veel lava peal ja mis sest, et me teame tal, kuidas huuled olid kõik, aga ta oli olemas ja mul on alati, ütlen veel ühe ilusa lause, mis ta mul on alati sööbinud mällu see, et džäss jah on keeruline ja nii edasi ja see muusikas on just see, et sa võid alati midagi uut välja mõtlema ja edasi. Aga tal on 2 head omadust, eks ole, et ta annab ka sulle, niisugusel staaril nagu Louis Armstrongil muidugi probleemi ei olnud, aga seda ma ütlen kõigile muusikutel, kes on džässitee valinud, et ta annab ka sulle, toob leiva lauale ja natuke toidab ära kõik, aga armastust ja rõõmu alati.
ma olen vist seda juba korra öelnud, aga ma ei väsi seda kordamast. Väärt tõde, mida korrata, aga tee natukene reklaami selles mõttes, et kus sind nüüd lähitulevikus saab õnnitlema tulla, kuhu lilledega tulla? Alma Saavas, kõigepealt ma ütlen, et praegu veel lilli poleks nagu vaja. Nagu ma kasutan oma vanaisa väljendit, kui ta alati ütles mulle, kui meil oli, nägime niimoodi poole aasta tagant ja taat ütles väga targalt. Oi pojake, ma ei tea, et kas me jälle järgmisel aastal et selleni tuleb elada. No vaat minul on ka niimoodi, et ma peaks ikkagi, enne ma ei julge veel midagi öelda, 8. juulis on see õige päev, aga mulle meeldib, et 9. juulil ma mängin Järva-Jaani kirikus. Nii et see on Järvamaa rahvale niisugune väga lähedal ja muidugi... Jälle siia kodukanti tagasi, et ring saab täis. Tagasi. Ja siis Pille Lille üritusel tema sellel kontserdil mängin ka väga ilusas kirikus, mis mulle jättis. Ma pole seal elus polnud käinud, ma käisin möödunud aastal Pille Lill tegi Villu Veski kontserdi Vahastu kirikus. Võt seal on üks tore rahvas ja see jäi mulle kuidagi hinge ja Pille haakus ja 14. juuli mängin seal oma kvartetiga ja siis Aleksander Rjäbovi tütar laulab. Jälle niisugune ilus rida. Mina olen ju Aleksander Rjäbovi õpilane ja lõpetasin muusikakooli tema juures ja nüüd tema tütar Aleksandra Susanna Veldi on ju tema niimoodi õige nimi, aga tema vist kutsub ennast Aleksandraks lihtsalt ja nii edasi. Nii et tema on meil hea solist just, kes laulab just niisugust džässi standardit ja jälle seda sama, millega mina alustasin. Nii et mul on kavas niimoodi, et mul on hästi uusi asju on. Ma kasutan muide isegi Friedebert Tuglase ühte teksti, mille pealkiri on Ütles Lembitu. Muidugi, kui inimene loeb seda afisid, siis ta arvab, et Saarsalu on ka midagi seal juba hakanud luuletama. Aga see on Tuglase tekst aastast 1917. Aga mis puutub üllatavaid asju, siis sul on pärast seda kontserti kohe tuleb ettevõtmine Maire Aunastega, kellest ei tee iialgi, mida oodata, teete 2 peale sellise show, mille puhul ega rahvas veel ei teagi, mis seal siis saama hakkab. No seda muide teame meie natuke juba, aga homme teeme veel proovi, homme saame veel rohkem teada, aga muide see pole esimene kord, meil on minu õde Lea Kuldsepp Saarsalu, pani kunagi meid kutsus. Vaat hästi moes oli kunagi aastad tagasi, kui meie uus ühiskond algas, siis olid niisugused kohtumisõhtud. Ma ei mäleta seda nime, aga me olime Kuressaares seal ükskord koos temaga. Ja see oli juba, ma ei tea, see oli vist ikka 15 või 20 aastat. No vaat, vana inimene, eks ole. Ja, et me olime Mairega, oleme ühe niisuguse õhtu teinud kunagi. Aga Maired ma muidugi kartsin sellest, et tema esitab niisugused küsimusi ja kõik. Ja... Nüüd enam ei karda või? Nüüd ma ei karda enam Maired sellest, et nüüd ma, ja teine asi, et ma tahangi, kus ma nüüd rääkisin ühe aasta tagasi või 1,5 oli mul ka Õhtulehes üks Jaanus Kulli kirjutas, seal ma panin siis nagu peaaegu kõik juba lagedale, mis on tehtud ja mis on tulevad. Aga ma arvan, et see Paide mulle õudselt meeldib, et ma olen juba ju siiski kolmas aasta juba Paides ja nagu öeldakse, Paide suurele lavale pole veel pääsenudki. Et mulle meeldib, et see sattus just nüüd niimoodi ka selle juubeli sarjaga nagu kokku. Aga tulge inimesed, ma nimetaksin seda niimoodi, nagu meie ajal oli, mulle meeldis kangesti, kui oli Paide kultuurimajas või Järva-Jaanis või kuskil oli niisugused õhtud. Puhkeõhtu. Pärast mängib instrumentaalansambel tantsuks. Meil muidugi Paides tantsu ei tule, aga ma ütleksin, et see on just niisugune puhkeõhtul ja teine asi, mis mulle meeldib, et ma mäletan, kui kuulsa artisti staari käest küsiti, et miks Sofia Loren ütles, et tema käest küsiti, et miks sa raamatu nii küllalt hilja siiski kirjutasid, et oleks võinud ju palju varem ka. Ja daam vastas, staar vastas, aga millest mul oleks olnud kirjutada. Et vaat nüüd ma võiksin ka kasutada seda mõttetera, et nüüd ongi millest juba rääkida.